tervitan teid, lugupeetud siia kogunenud. Täna me oleme tulnud siia mälestama neid mehi, kes on andnud oma elu teise maailmasõja lahingutes. Ja täna me mälestame kahte Eesti meest, kes on siia sellesse maamulda heitnud magama oma viimasele puhkepaigale. Need on major Sooden, kes oli Jõhvi malevkonna pealik ja tema kasundusohvitser leitnant Jüri Aado. Eile suurürituse ajal Sinimägedes käis korduvalt läbi üks selline lause, et jah, need mehed, kes võitlesid Sinimägedes oma väikse Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest, kandsid küll valeriigi vormi, mundrit, aga vaenlane oli ju õige. Eesti Vabariigi hümni esitamiseks valvel. Nüüd ma paluksin siia mikrofoni juurde Jõhvi vallavolikogu esimehe Vallo Reima. Head koosolijad, kui jäldaksime nüüd ajast 80 aastat tagasi, siis oleme sattunud keset Eesti ajaloo kõige verisemaid ja otsustamaid lahinguid Sinimägel. Kui seal oleks vastu peetud, siis Eesti järjepidevust ei oleks. Midagi veel olulisemat on raske ette kujutada, kui tahame teadvustada, mis roll oli nendel lahingutel. Eile oleks olnud see päev, kus võitluse pearaskus oli Lastekodumäel. Soodeni pataljon, kellest me räägime, suuresti langes juba eile. Täna toimuvad lahingud Grenardimäel ja jätkuvad seal veel mitu päeva. Ja just tänane päev jäi viimaseks major Soodenile. Ja homme ootab ees Eesti sõjaajaloo kõige verisem päev, 29. juuli Sinimägedel. Ja neid päevi tuli seal veel. Ja meile Jõhvi inimestele on erakordselt oluline, et Sinimägede kangelaste hulgas on meie oma Jõhvi poiss Georg Sooden. Soodenite pere küll ei sündinud Jõhvis, nad saabusid siia 1907. aastal. Georg Soodeni isa oli rännanud vahepeal Soome, seal abiellunud ja Georg Sooden sündis seal, aga noorem õde sündis juba Jõhvis. Seesama 1907 on üldse üks tähenduslikas aasta Jõhvi jaoks, sest täpselt samal aastal tuli ka Eesti vabadussümbolitega tihedalt seotud kirjanik
Edward Borgna elama Jõhvi. Peame sedagi aastat meeles. Georg Sooden lõpetas Jõhvi ministeeriumi kooli, mille jätkajaks on tänane Jõhvi põhikool, ja ta on meie Jõhvi põhikooli üks vilistlasi. Kohe seejärel astus ta vast asutatud Jõhvi gümnaasiumisse, mille 3. lennu ta lõpetas. Nii et ta on ka Jõhvi gümnaasiumi vilistlane, üks esimesi. Ja seejärel läks edasi õppima juba ohvitseriks ja tuli tagasi Jõhvi. Ja oli tööl küll Kaitseliidus ja ka Viru pataljonis. Nii et ta on ka Viru pataljoni üks sümbol isiklikult. Aga loomulikult on ta kõige olulisem kui üks omaaegseid Jõhvi Kaitseliidu juhte meie oma Kaitseliidule. Kui algas sõda, läks ta vabatahtlikuna idarindele. Neid lugusid on hästi palju, see toimus ka 41. aastal, nagu minu isagi täpselt samal aastal idarindele ja vabatahtlikuna. Aga kuna ta oli läbinud sõjakooli, tegi kiiret karjääri ja tõusis lõpuks pataljoni komandöriks. Ühe kuulsa idapataljoni komandöriks, mille põhilahingud olid Ilmeni ja Novgorodi kandis. Teine selline oli veel Rebase pataljoniks tegelikult kutsuma. Ja just need samad lahingud seal Ilmeni ümbruses, väga rasked, väga keerulised, väga ohvritrohked lahingud tegid neist kahest mehest legendid. Sest vähe on sõjaosasid, mis saavad oma komandöride järgi nimed. Nii sai ka pataljon Soodeni pataljoniks. Seega oli ta legend juba enne, kui ta oma kodumaile tagasi tuli. 44. aastal, kui Rinne jõudis Narva jõele, ta tuli oma pataljoniga siia samasse Jõhvi, siit edasi läks laagrisse Toilasse, et puhata ja ümber formeeruda. Ja siis saadeti rindele varem, kui oleks valmis olnud. Need on lahingud, mida mina nimetaksin esimeseks Sinimägede lahinguks, mis algasid veebruaris ja lõppesid aprilli alguses. Harilikult tuntakse neid kahe Auveri koti likvideerimisega, Krivosov Putki lahingute nime all. Aga tegelikult kõik nad toimusid Sinimägede külje, seal kus ka see hilisem, viimane ja kõigil tuntud Sinimägede lahing. Küll jäi ta oma pataljoniga kotti, õnnestus välja pääseda. Paljud mehed hukkusid tema pataljonis juba sel perioodil. Ja siis tuli lühike puhkeaeg ja saabus teine, see kõige kuulsam Sinimägede lahing. Ta oli parajasti varuliinil, sest tegelikult Sinimägede lahingu jaoks oli veel ka igaks juhuks tehtud varuliin, mis läks üle Voka kuni Peipsini välja. Ja kui Tannebergi liini ehk Sinimägede põhiliini sissevõtmine päriselt ei õnnestunud, siis tuli jälle ootamatu käsk. Peate minema Rinnet päästma. Ei hakka neid lahingulugusid pikemalt tutvustama, aga Lastekodu mägi jäi sisuliselt mehitamata. Sinna oli mehi vaja. Ja on säilinud mälestus, et kui Sooden oma meestele selle käsu teatas, siis ta sisuliselt ütles, et nüüd läheme surema. Sest taganeda pole kuhugi. Kui seal Rinne langeb, siis on Punaarmee Tallinnas. Ja ega neid palju tagasi ei tulnudki. See sama eilne päev, 27. juuli, oli see päev, kus Soodeni pataljon pidi minema Lastekodu mäge tagasi valutama. Ja pea kogu pataljon jäi. Kui te loete lahingu ajalugu, siis Sinimägede loos ka edaspidi figureerib Soodeni pataljon, aga mehi seal sisuliselt enam ei olnud, sest vahest paarkümmend meest tuli kokku ja komandörid enam ei olnud.
aga tänu sellele oli üks päev võidetud ja üks samm vastupidamises tehtud. Me ei suuda täna ette kujutada, millised tingimused seal olid. Metalli tuli taevas seal oluliselt rohkem kui kogu Ukraina rindedele kokku ühel päeval. Aga seal tuli mõne kilomeetriga. Ja kui Eesti taasiseseisvus, siis meil oli, ma näen mitme neid kaasvõitlejaid ka praegu siin, oli kaks mõtet. Esimene oli, et taastada Vabadussõmmas, mille kõrval me praegu seisame. Juba 3. korda, nii see Eesti saatus on. See toimus aastatel 92 kuni 94, siis sai see sammas valmis. Ja kohe järgmine mõte oli, et aga meie oma kangelane Sooden vajab ka mälestamist ja tähistamist. Praegu vist on raske ette kujutada, aga keegi täpselt ei teadnud, kus kindlasti siin samas platsil see Soodeni haud asub. Vaidlused olid suured, eri kohti pakuti. Kõige rohkem pakuti ikkagi seda sama, kus praegu see mälestusmärk jälle seisab. 95. aastal viisime läbi kaevamised, et kas need jutud on tõesed. Ja olid tõesed, sest tõepoolest 2 langene luud tulid välja, haavad ka täpselt sellised, nagu lahingukirjatuste järgi pidid olema. Ja kuigi tunnusmärke neil küljes ei olnud, sest ohvitserid ei armastanud neid kanda, siis oli üsna selge. Need ongi Sooden ja Jüri Aar. Ja siis järgnes juba annetuste kogumine, et see koht saaks sambaga tähistatud. See toimus 96. aastal. Ja ongi veider, et nüüd vabas Eestis ma osalen teist korda sama kivi avamisel. Nii see ajalugu vahel on. Aga kõige tähtsam, et me neid alati uuesti pühistame. Vabadussammas on 3. korda püsti pandud. Ja ka Soodeni kivi on jälle restaureerituna, taastatuna tagasi omal kohal. Ja olema jälle siin, et ta uuesti avada. Ja see lugu ka paari sõnaga, kuidas me nüüd jõudsime selleni. Paar aastat sai räägitud, et nii ei saa seda asja jätta. Siis selgus, et Sinimägede muuseumi juures on see kuju kuigi vigastatuna, see kivi alles. Ja võib-olla kõige murdelisem hetk oli Jõhvi malevkonna juubel eelmise aasta lõpul, kui rääkisime sellest, diskuteerisime ja tuli mõte, et aga taastamisele. Eelmise aasta viimastel päevadel toimus Jõhvi muuseumiseltsi üldkoosolek, kus Arvid Siilak tõi selle teema üles ja muinsuskaitse Kalle Merilai on ka siin, oli ka seal ja sai kõik osapooled kokku, et mis load on vaja, mis on vaja teha. Ja siis juba edasi jätkas Kaitseliidu Jõhvi malevkond ja uskumatu energiaga Arvid Siilak, kes vedas selle protsessi tänasesse päeva. Siin on palju kaasaitjad, kes ka rahaliselt toetasid. Ja ma olen sellele uhke. Meenutan ka seda eelmist energiapommi, kes nüüd selle Soodeni kivi esimese samba samasugust vedajaks nagu Arvid täna. Ta oli Kuldmetsa nimeline mees, keda täna meie hulgas ei ole. Ka tema suutis palju just sellise visiooni nimel tegutseda ja meid kõiki ka tööle panna selle nimel. Ja kuna me ikkagi oleme siin Soodeni pataljoni, Soodeni ja Jüri Aada pärast täna, siis ka nemad olid sellised mehed, kelle najal väga palju üleval seisis. Natukene ka tänane Eesti. Selleks me siin oleme, selleks me austame ja selleks me ka selle mälestuskivi uuesti avame ja püüdsime. Aitäh kõigile ja elagu vaba Eesti!
Ja nüüd ma palun siia kõnelema härra Meelis Kiili, kes on Eesti parlamendi saadik Ida-Viru poolt valituna ja Eesti kindralmajor reservist. Palun. Head kaasmaalased, virulased, külalised. See on väga tähtis austada oma kangelasi. Ja major Sooden ja leitnant Jüri Aado seda loomulikult on. Aga ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult tuleme me austama mitte ainult neid. Tegelikult tulime me siia mõtlema ja meenutama tervet põlvkonda. Mehi ja naisi, nende kaasaegseid. Neid, kes oleksid võinud elada, töötada, armastada ja edendada Eesti elu. Kuid selle asemel pidid nad viima ja riskima oma eludega, tõrjudes bolševistlikku terrorit. Öeldakse, et nad andsid oma elu. Tegelikult nüüd võeti see elu. Just sama bolševistlik terror võttis neilt selle elu. Neid ei palju sinna, aga ka neid, kes meile siia tulid, ka neid ei vähemaks. Ja nad ei murdnudki läbi. Nad ei murdnud läbi sellepärast, et nii suured ja võimsad inimesed nagu Sooden ja Jüri Aado ja nende juhitud mehed ja naised tagalas suutsid vastu pidada. Vallo juba ütles, tänu sellele on Eesti järjepidevus tagatud. See, mis on meile jäetud pärandiks, on nende meeste ja naiste pärand. Mis tähendab seda, et see on meie kohustus ja vastutus. Ja see on meie kohustus ja vastutus, et me ei peaks taas avama oma vabadussõja ausambaid. Et me ei peaks taas avama mälestuskive ja me ei peaks neid juurde tootma. Meie kätes on meie vabadus. Ja meie peame seda hoidma. See on meie ühine kohustus ja vastutus nendele ja nendele jaoks, kes tulevad peale meid. Need, kes jäävad siia rääkima eesti keelt ja kandma eesti meelt. See on nii ja nii see jääb. Elagu Eesti! Yes,
õpikese jumalateenistuse peab Jõhvi Mihkli kiriku õpetaja Ulvar Kulitsi. Te olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda pakka alla, vaid lambijalale. Nii et selle valgus paistab kõigile majas olijaile. Nõnda paistku teilegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Täna me taas pühitseme mälestuskivi, et meeles pidada ja austada nende meeste kangelastegu. See mälestuskivi ei ole mitte ainult kivi, see on sümbol meie rahva vaprusest, ühtsusest, valmisolekust kaitsta oma vabadust iga hinna eest. See tuletab meile meelde, et vabadus ei ole sugugi mitte iseenesest mõistetav, et seda tuleb hoida, seda tuleb kaitsta. Piibel õpetab meile, et ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Major Sooden ja leitnant Jüri Aado on meie rahvapojad, kes andsid oma elu meie vabaduse tuleviku nimel. Nende ohver on igavene meeldetuletus sellest suurest armastusest ja pühendumisest. Olgem tänulikud nendele meestele ja tegelikult neile kõigile, kes on oma elu Eesti vabaduse eest andnud. Kandkem edasi nende pärandit, väärtusi, seistes alati õigluse ja vabaduse ja iseseisvuse eest. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud. Nüüd siis alustame ka major Soodeni ja leitnant Jüri Aado hauakivi avamist ja sellel katte eemaldamist. Ja selleks ma paluksin Jõhvi malevkonna pealikul Kalev Nõmmelo ja Jõhvi vallavolikogu esimehel siis palun liikuda siis sinna samba juurde. Ja nüüd alustame ka pärgade asetamist siia sellele mälestusmärgile. Esimese pärja asetab Jõhvi malevkond. Järgmisena paluksin Jõhvi vallavalitsusel.
siis järgmine päev. Palun järgmine päev. Palun, Sakala rahvas. Palun Eesti Leegioni sõbrad. Ja nüüd ma tänan kõiki, kes te sellest tseremooniast osa võtsite. Aitäh kõigile. Ilusat suve jätku ja need, kes on kirikuaeda kutsutud, siis paluksin sinna liikuda. Aitäh veel kord.